Ma ei ela siin ilmas ainult selleks, et tööl käia, aga ma teen tööd selleks, et elada ja reisida. Ja siin ma dokumenteerin oma reisiseiklused, nii et kui sa soovid mulle kaasa elada, siis head vaatamist. Mina olen Keili, tema on Enno ja teie ees on meie 1,5-aastane reisiseiklus autoelamuga Euroopas. Kui eelmises osas võtsime teid kaasa teekonnale läbi Slovakkia, siis selles osas oleme sõitnud vaid 60 kilomeetrit ja jõudnud oma autoelamuga Austria pealinna Viini. Viin on küll meeletult ilus, aga kuna meie süda tuksub rohkem looduse ja vaikuse poole, siis veedame Viinis vaid ühe imeilusa päeva. Kätte on jõudnud 25. august 2023 ja väljas on metsikult palav. Parkisime 2,7 kilomeetri kaugusele kesklinnast, sest parklad linnas ei ole ehitatud kõrgematele bussidele. Reisides saavad sammud aga enne lõunat juba täis, aga ma ei ole üldse pahane, sest toidud on maitsvad ja vähemalt nii saab ennast reisil vormis ka hoida. Tere tulemast Viini, Austria pealinna. Ilm on jällegi meeletult kuum, nii et enne kui ma täielikult higine olen, siis teen väikse update'i ära, mis meil siin reisi peal vahepeal toimunud on. Viini me jõudsime juba eile, sest Bratislava ja Viini vahe on nagu nii väike, et polnud lihtsalt probleemi siia tulla, et saaks kohe hommikul Viini avastama hakata. Ööbisime Donau jõe ääres, Nudisti parklas. Esimene asi, mis vastu vaatas, oli muidugi üks valge virsik, eks ole. Nudismi vastu mitte midagi ei ole, aga need kommentaarid selle parkla kohta nii jungustavad ei olnud. Aga proovisime õnneks keegi tülitama ei tulnud ja lisaks sellele seal oli väljas külm välitušk ka. Lasime siis oma sisemise nudisti vabaks, võtsime seal duši, sõime, läksime magama, hommikul juba 7 paik olime üleval, varakult saime liikuma ka, aga Austrias, Viinis liiklus on ikka nii kiire ja parkimisega on nagu eriti, kuna me sõidame päris kõrge bussiga, siis maa-alustesse parklatesse meil ei ole lootustki saada. Ja üks parkla, kui võimalik oli saada mingi 4 euri päev, siis tegime linnale tiiri peale, kuna 3 korda läksime sellest kohas mööda, nüüd 3 on kohtuseadus. Lõpuks jõudsime, lõpuks oleme siin ja lõpuks saame Viini avastada. Aga siin on nagu jõhkralt ilus ja ma võtan teid sellele jalutuskäigule kaasa. Lähme! Ma olen alati arvanud, et parim plaan on see, kui plaani ei ole ja seda Viiniski. Mul olid küll tähtsamad vaatamisväärsused Google Maps ära märgitud, aga olime avatud kõigile seiklustele, mis meid tee peal ootasid. Ainus viis, kuidas saime Ennole elu sisse. Varem oli nii tuim, et ma mõtlesin, et ma jalutan üksi. Aga nüüd käis kraani alt läbi, tegi pluusi läbimärjaks, külmaks ja autas ennast. Ja nüüd on siuke tutik, see energiat nii palju, et tal ei ole vahet, kuhu poole me läheme, mida teeme enam. No see husky koer käib keel väljas nüüd vanama. No võt, see on see, kui sa nii karvaseks oled läinud, su pead tihedamini jaotama. Näe, see on see koht jälle, kõik on järjekorras. Kuidas mida? See on väike niri näinud turistidele. Õiged mehed käivad ikka tuletõrjekraani all. Sponsor jälle. Meil on nii palju sponsoreid siin reisil praegu. Ütleme nii, et kui 2 klouni saavad kokku, siis hakkab ainult tsirkus saama. Üks loll eest, teine järel. Kuna me ei tulnud Viini kultuurireisile ja Viin oli lihtsalt üks vahepeatustest enne Itaaliat, siis me ei tahtnud siin väga palju raha kulutada ja muuseumi külastada. Siiski, Viin on arhitektuuriliselt üks ilusamaid linnasid, kuhu olen praeguseni sattunud. Kindlasti ka kallis, aga autoelamuga reisimise eelis ongi see, et me ei kuluta majutusele, hoiame ise kokkamisega väljas söömise pealt kokku ja me ei pea tervet puhkusaega ühes kohas või linnas veetma. Campervanni elu on reaalselt täielik vabadus, mida soovitaks kindlasti kogeda neil, kes on sellele mõelnud, aga kes ei ole siiani veel tegudeni jõudnud. See on see märk, mida sa oled otsinud.
Kuna selline kämpervanni elu on olnud mu üks pikaajaline unistus, siis ma olen äärmiselt tänulik, et mul on võimalik seda vabadust ja neid seiklusi kogeda. Ma ei kujutaks ette, et ma jõuaks nii minimaalsete kulutustega Euroopat avastada, kui ma päriselt maksaks lendude, majutuste ja väljas söömiste eest. Oleme jõudnud Hundertwasseri maja juurde, Hundertwasseri külakesse, mis on nii omanäoline ja ilus, nii et väärib kindlasti äramärkimist ja äranägemist. Aga siin meie Viini trip kulmineerub. Edasi jalutame sinna autoparklasse, sööme midagi ja siis teab kohe edasi. Hundertwasser House on kortermaja, mis sai valmis 1985. aastal. Idee autor oli kunstnik Friedensreich Hundertwasser ehk siis maja nimi on tulnud kunstniku järgi. Maja koosneb mosaiikidest, värvidest ja sammastest, aga kuulub Viini linnale ja korterid tegelikult üüritakse välja. Olgugi, et neid kortereid ei saa külastama minna, on külakeses käsitööpoed ja galeriid, mida uudistada. Peale Viini külastust liikusime tagasi parklasse ja sõitsime ööd veetma rekkameeste puhkekohta. Koht ise polnud midagi märkimisväärset ja glamuurset, aga meil oli võimalik soe dušš skoorida. Ja kes on kämperiga trippinud, siis teab, milline jumala kingitus ja õnnistunne see on. Olgugi, et päeval oli ilm päikseline, siis õhtu saabudes saabus ka vihm ja äike, mis vihm magama uinutasid. Alavaga pole bussis kõige mõnusam magada ja vihm tõmbas õnneks kraadi madalamaks. Edasi võtsime suuna Hallstatti poole, mõned teed olid ikka väga kitsad. Öeldakse, et tähtis pole sihtpunkt, aga teekond ise ja ma täielikult nõustun. Eriti just mägiküladest läbi kulgedes ja neid vaateid imetledes. Ilmselgelt tegime tee peal mitmeid peatusi, et aeg maha võtta ja kõike seda ilu nautida. Austria on tõeliselt ilus ja muinasjutuline. Kuna Hallstattis me teame, et on parkimine tasuline ja piiratud, siis liikusime mõned kilomeetrid edasi järve äärde, et oma laager seal püsti panna. Õnneks parkimine oli tasuta, kõrval oli veel 24/7 kohvik, WC ja jääkülm välidušš. 360 kraadi raadiuses oli taga mäed ja süda on nii rahul. Oleme jõudnud Hallstatti. Linnakesse, külakesse Austrias, mis on lihtsalt nii muinasjutuline, nii piltilus, nii hubane, koht, kuhu päriselt võiks kolida. Et kindlasti tahaks vaadata neid elamute hindasid siin, sest see koht tekitab seest nagu nii sooja tunde, et siia võiks küll ju paikseks jääda. Aga viimase öö veetsime rekkameeste parklas, kus meil õnnestus ka soe dušš omale skoorida. Et kuna see automaat oli katki, kuhu raha sisse panna, siis saime selle täiesti tasuta ja me olime õnnelikud. Aga tänane sõit on andnud lihtsalt nii maagiline. Need Austria külakesed, igaüks on nagu nii eriline, nii nonju. Pole lihtsalt koledat kohta olnud, kus me käinud oleme. Kõik on nii puhas. Ma ei oska neid ülivõrdeid rohkem siia tuua lihtsalt. Kes on käinud, teab, kes ei ole, kindlasti peaks tulema. Aga tulime siia järve äärde, kus loodame, et saame siin öösel parkida. Aga praegu ilm on nagu mega kuum, aeg on kõik seljast kiskuda ja siin ennast jahutama minna. Tere tulemast Hallstattist. Ärkasime sealt järve äärest ja kui me üles ärkasime, terve parkla oli lihtsalt kämpervänne täis. Et kuna see autoriseeritud koht on, kus ametlikult jääda võib, siis ilmselgelt kõik kasutasid seda tasuta võimalust ära. Aga nüüd parkisime auto mingi kilomeeter 2 linna poole, et linna avastada. Linnas väga palju parkimist ei ole ja kõik on tasuline, nii et säästurežiimil nagu me oleme, kasutame igat võimalust ära, et ka raha kokku hoida. Ammu enne seda, kui Hallstatt oli üks maailma kõige enam Instagramitavatest väikelinnadest, oli see oluline piirkond, mis pärineb pronksi ajast. Siinsetest mägedest kaevandati rohkelt soola ja soolakaevandustesse võimalik soovi korral ekskursioonile minna. Asula rajasid siia järve äärde roomlased ja 19. sajandil hakkas Hallstatt tolleaegsete turistide seas populaarsust koguma tänu oma miljööle,
mis kehastus ajastu romantilisi ideaale. 1997. aastal nimetati Hallstatt UNESCO maailmapärandi nimistusse peamiselt tänu Hallstatti kultuurile, mis õitses siin pronksi ja rauaajal. Seejärel pärast seda, kui 2013. aastal ilmus Disney film Frozen ja väidetavalt oli Hallstatt orientelle inspiratsiooniallikaks, sai turism hoo sisse. Tänapäeval see on üks paljudest Euroopa paikadest, mis tegeleb massiturismi tagajärgedega. Hallstatti külakene on äärmiselt armas ja majad on enamasti puidust ja väga hubased. Elanikkond on vanem ja peale turistide siin väga palju noori ei ole. Parim asi, mida Hallstattis teha, on lihtsalt järveäärsetel teedel uitada ja mäkke ronides ära eksida. Raske on leida vaadet, mis poleks maaliline. Õnneks on Hallstatt nii väike, et suurem osa sellest näeb ilma tõsiste pingutusteta ja tegelikult ka eksimisriskita. Kui sa, kes sa seda videot vaatad ja oled mõelnud Austriat külastada ja eelistad mõnusaid väikseid külakesi suurlinnadele, siis ma soovitan kindlasti siia uudistama tulla. Hing puhkab lihtsalt. Kuna Hallstatt on tegelikult äärmiselt tilluke, siis 1-2 päevast siin täiesti piisab. Ja kuna siia saamine on pigem keeruline kui tulla lennukiga, siis tehakse siia ka päevatrippe ja need on kindlasti seda väärt. Proovid? Tasin üle ta. Muidugi hammustab. Petad teda ju. Kuna ilm on mägedes tujukas, siis peame tujudega leppima ja enne vihma Dachsteini mäe otsa jõudma. Sinna on võimalik saada nii mägirongi kui tallataksoga. Kuna rahakotis puhub tuul ja matk on vaid tunnine, siis tegime oma elu ise raskemaks. Kui me oleks lihtsama vastupanu teed läinud, poleks me näinud koske ja infotahvleid seletamaks selle mäe tähtsusest ajaloos. Oleme jõudnud Dachsteini mäe otsa. Ja selle asemel, et minna mööda mugavat teed pidi, ehk siis rongiga siia mäkke 20 euri üles, 20 alla, siis panime lihtsalt mugavad tossud jalga ja läksime siksakina üles mäkke. Aga ütleme nii, et millestki ilma ei jäänud. Tee peal oli mingi 10 erinevat infotahvlit kirjeldamaks, kus, kuidas, miks siin midagi üldse toimis. Mis on Ameerika otsib supermodelli või? Tyra Banksiga esiosas. Või mis Tyra Banksiga, Keili Ermanniga. Siin mäe otsas peaks olema ka 3 erinevat koobast, soolakaevandus, mis iganes asjad, aga kuna sissepääs koobastisse maksab ja ei hakka nagu selle peale raha kulutama. Kaupad on ikkagi looduslik moodustis, et minu arust üks asja eest ei peaks raha üldse välja käima. Siis jätame seekord vahele. Mõnu jään siin. Aga vaadake neid vaateid nagu imelised. Siin linnakeses on nii kodune soe tunne, et tahaks siia päriseks jääda. Juba küsisime ümberringi, palju need majad maksavad ja tundub, et peame hakkama lotot mängima. Need kohad, mida me välja vaatanud oleme, need algavad miljonist. Muidugi renoveerimine maksab täpselt sama palju, nii et pöidlad pihku ja saame need lotonumbrid õigeks. Pildistamisjärjekord vaateplatvormis oli kindlasti väga pikk, aga kannatus viis võidule ja saime lõpuks oma pildi ka kätte. Seejärel liikusime tagasi autoni ja nägime kõige ilusamat surnuaeda, mis ma kunagi näinud olen vist. Uskumatu, et ma saan surnuaia kohta nii palju ilusat öelda, aga vaadake, kas te olete midagi sellist kunagi varem näinud? Jumala ilus ju. Tere hommikust imeilusast, aga vihmasest Hallstattist. Kas ma juba olen öelnud, kui nunnu see koht on või? Olen või? Aga eile õhtu möödus niimoodi, et tegime süüa, käisime selle jääkülma duši all pesemas. See on nagu lege külmem kui see vesi, mis siin peaks olema, aga see on muidugi ka jääkülm, nii et see on jääkülm. Aga selle bussiga on hakanud ilmnema erinevad probleemid.
näiteks kuna sellistel vihmastel ilmadel, kus päikest väga palju pole, on vihmane ja päike hakkab nagu varem loojuma, siis see päikesepatarei saab nii ruttu tühjaks, et see ei toida meie külmkappi ära nii nagu võiks. Selle juures kõige olulisem ongi see, et mu insuliin oleks 2–8 kraadi juures, nii et sellest orienteeruvalt peame tegema mingeid muutusi või mõtlema, kuidas seda optimaalselt kasutada just sellel otstarbel. Nii et telefoni akud võib-olla mõni õhtu jäävad laadimata ja teeme seda päisepäeva ajal, kui natuke rohkem päikest on. Siis reoveepaak, seda me oleme unustanud vahepeal tühjendada, nii et võib üle ajada ja see üllatus, ütleme nii, et ei ole meeldiv. Tegime inventuuri, vaatasime, mis meil seal sponsorid kaasa pakkinud on, mis seis on, palju järel on, kaua üle elame, ilma et peaks poest rohkem kui lihtsalt liha või midagi ostma. Ja täna on siis viimane päev, kui me saame oma selle pesuga läbi, mis meil kaasa võetud on viimane aeg lihtsalt see sinna masinasse panna ja puhtaks pesta. Kauem lihtsalt ei kannata seda silma kinni pigistada. Aga Austrias on see mega kallis, nii et lähme tšekime järgi, mis hinnad siin ümberringi tegelikult on. Autovalgused vastu. Siit on koss ka veel. See oli kusel ees. Läheb tagasi. Mis värk on? Ma küsin, mis värk on? Mis värk on? Lähme mäest alla 3. käiguga, pidurid kärsavad ja naudime vaadet. Mis kiirus on? Praegu on 40. Mis plaan on? Edasi, Tagasi lähe ju. Pesu pesema. Jaa. Mis kilomeetrikaas neid? 209 kilsa pesumajja. Normaalne. Lema ots. Ehk oleks Austriasse kauemakski jäänud, aga pesu polnud kusagil pesta. Kui oli, aga 36 € eest, no ei aitäh. Ja ilm oli ka vihmane, nii et pidasime mõistlikuks päikesepüüdjateks hakata ja Itaaliasse sõita. Kiirteid me sellel reisil väldime, sellepärast et vaadake, millised vaated mägikülakestes on. Väga mõnusad. Isegi sellise tujuka ilmaga ma oleks pigem mägedes kui kusagil mujal. Mina, reisil tuntud ka kui Navi, leidsin Itaalias mingis linnas pesumaja, kus seda vihmast päeva siis veeta. Enno, reisil tuntud ka kui Rool, sõidutas meid sinna. Kuna see Itaalia linn on Austria piiri ääres, siis polnud kordagi tunnet, et oleme juba Itaalias, kuna tänaval kostus vaid saksa keel ja teemärgistused olid saksakeelsed. Mis päev täna on? Ilmselgelt ju. Lõpuks ometi kõnnime, jalutame siin. Jõudsime Itaaliasse, tundub küll nagu oleks Saksamaal, kõik on ümberringi lihtsalt saksa keeles. Et ma ei tea, oleme Itaalias või ei ole? Paneme üle. Meie 19 kilo pesu läheb maksma 14,50. Pluss hiljem kuivati. Ja nii see raha läheb. Kas te olete kuulnud anekdooti 2 eestlasest, kes tulid Austriast Itaaliasse pesu pesema? Jah, need oleme meie uskumatu. Austrias oleks pesu pesemine läinud kokku mingi 30 €. Siin 19 kilo eest peame välja käima 14,50. Ma ei tea, kus me Camino ajal või Kanadas nurisesime, kui hind oli 3,50, kui siin on lihtsalt see maksab terve paranduse. Autos elamise rõõmud, mis ma oskan öelda. Samal ajal kui pesu pesi, mõtlesin seda aega optimaalselt ära kasutada ja ilmast olenemata viisin sammud linna. Käes on augustikuu viimane nädal ja ilm Põhja-Itaalias on juba maha jahtunud. See ilmselt pole ka linn, mis turiste meelitab, aga mõnusalt omapärane oli see sellegi poolest. Enno proovis samal ajal bussis aga veepaagi toru parandada, aga õigete vahendite puudumisel lükkus see homsesse.
Peale pesu pesemist sõitsime ka edasi. Põhja-Itaalias on siiani silma jäänud lugematul arvul õunaistandusi. Õunad on siin täpselt nii esinduslikud nagu poelettidel, aga väga magusad ja väga mahlased. Peatusime mingi ilusa järve ääres, kus tasulise parkimise pärast kohe edasi liikusime. Suundusime Lago di Terlago järve äärde. Pole kindel, kui ujumiskõlblik see on, aga siiski mõnus vaikne koht õunaistanduste vahel, kus öö veeta. Järgmises osas jätkame aga Itaalia seiklustega, aga praeguseks tšau!